Nii, kaeramass on ilusasti ära hapnenud. Ma olen ta juba siit välja pressinud enam-vähem. Siit tuleb sellist valget paksemat vedelikku. Ma juba pressisin teda vähekene. Nüüd ma tõstan ta kõrvale. Nüüd tuleb see lihtsalt keema ajada ettevaatlikult. Ja ta läheb paksuks. Ja tulebki sellest selline kilevile, hapuroog. Meie esivanemate toit hapendatud kaerast. No eks see oli probiootiline ja kasulik tegelikult. Et igasugused probiootilised asjad on kasulikud. Siin on mul need kapsas hapnemas meresoolaga, mis on ka probiootikum. Siin on kreeka pähklid, mis ma üle öö hoidsin. Loputasin ja leotasin. Ja pesin läbi, nüüd kuivatan tasasel tulel. Vahepeal siis lasen nagu nendel kuivada. Ja kui nad on ära kuivanud, siis nendel on see fütiinhape on eemaldunud ja nad on tervisele kasulikumad ja omastatavamad. Sest paljudel inimestel teeb see fütiinhape isegi nagu halba. Et võib teha puhitust ja peavalus ja mida iganes. Et inimestel on vahest kõrvaltoimeid. Pähklitest ka. Aga need on nüüd ilusti läbi pestud, heledad, puhtad, pundunud. Ainult kuivatan ära, panen purki ja siis võtan sealt parasjagu nii palju, kui on vaja. Nii, vaatame selle kisselli ära. Noh, eks siin läheb aega, kui ta keeb, aga põhimõtteliselt ta läheb selliseks. Kisselliks valatakse portsjonitena juba kausikeste sisse valmis ja väikesed portsjonid siia ja siis ongi alati hea võtta, kui keegi soovib. No lapsepõlves ma seda ei armastanud, aga lastele ei meeldi paljud asjad, aga suurena vahest hakatakse sööma huvitavaid asju. Ja kodune toit on ikka huvitav.